21. oktoober, Top Raadio rendeteated. Kroonikutest. Linnekorrespondent Jüri Liim! Nii, tere hommikust, Jüri! Nagu me mäletame, eelmisest nädalast läksid sa kohe peale saadet mafioososid kohtama ja oled elusalt siiski tagasi. Nojah, ma usun, et mis seal toimus ja miks me käisime, see peaks vast ilmuma rahva hääles, võin anda ette öelda, et teema puudutab vaske ja vasemiljoneid. Kuid täna mitte sellest. Paar päeva tagasi süüdistas Moskva Eestit, et siit palgatakse spetsialiste vabariigi kodanikest märjatöö sooritamiseks impeeriumi pealinnas ja mujal suurel kodumaal. Kiideti dessantvägedes kunagi teeninud eestlasi, kes olevat väga distsiplineeritud, kohusetruud, tagasihoidlikud, vaiksed ja füüsiliselt hea ettevalmistusega. Oma töö sooritavad nad eeskujulikult. No näete nüüd, kui palju head eestlastest ikkagi on. Praegu unustab Moskva, et just siia Eestisse kui uute ja suurte võimaluste maale ja läände läbipääsud lävepakule on arvukalt kogunenud ja kogutud allilma jõude. Loomulikult ei ole neile mingiks probleemiks, kas soovi, vajaduse või lihtsalt tujuajandil saada Eesti Vabariigi kodanikuks. Selline isik meie passiga taskus kuulutatakse Moskvas tellimustöid tegevaks Eesti Vabariigi kodanikuks. Mis viga? Sooritab töö seal ja kaod tagasi Tallinna või Ida-Virumaale. Teatavasti hakkas Ida-Viru allilma kaarte segama kaitsepolitsei, kui arreteeris kindlustalude ausad talunikud, nüüd juba kuulsaks saanud Kabla ja Lessitski. Lisaks veel Narva linnas tegutsenud ausa ärimehe Fjodorovi, hüüdnimega Ljotsik, lendur, no tegelikult Naljotsik. Üldse pandi nende jõukudest pokri 12 meest. Paraku lasti allkirja vastu lahti Lessitski, samuti Fjodorov. Viimane ravib momendil oma südant Moskvas. Lendur on figuur, kelle sidemed ulatuvad Narvas kõrgedele. Ma ei tahaks sugugi öelda, et temaga oli seotud linnavalitsuse ettevõtlusosakonna juhataja ja privatiseerimiskomisjoni tegelased. See, et peale Fjodorovi kinnivõtmist lasti linnavalitsusest kibekiiresti pensionile Dmitri Bakunin, no see on loomulikult juhus. Fjodorovi üks tõsistest äridest on Narva ehitusmaterjalide kombinaat. Läkitas materjali Vene piirivalverajatiste püstitamiseks, niinimetatud Eesti-Vene majanduspiiri. Kombinaadis on tal ehitusnõunikuks teaduste kandidaat Gegi Shagin, nii et piirinõuanded tulid teaduslikult tasemel. Sellest ei ole midagi, et omad, no ütleme, kontaktid olid lenduril Misuiga ja mõnede linnahärradega ja et mõningad neist seob Statoil. Põhiliseks tegutsemiskohaks on Narva Jõesuu. No ega õige hunt kodu lähedalt murragi. Fjodorovi õigusnõunikuks, näete kui palju tal on nõunikke, on keegi Venemaa kodanik Kingissepas elav advokaat Vosnesenski. Loomulikult ei ütle see nimi meie rahvale midagi, aga siiski. See on sama advokaat, kes kaitses Toompea lossiründajate ülemjuhatajat Lõstekvat. Nüüd ta paraku enam hästi ei taha Fjodorovi tunda. See ei tähenda seda, et ta ametist loobub. Nõusolek on antud vasevaraste kaitsmiseks. Nii et prisked rahad jälle tulemas. Nimetaks veel ühte Narva figuuri. Tšerkassov. Forestpanga tegelane, seotud firmaga Kosmovest. Vaat ma nüüd ei tea, kas Vest või Vest. Aastakäive on sel, no ütleme siiski vestimehel, ligemale 2 miljonit krooni. No see on niisugune kaval finantsdokumentide kelm. Ma tahtsin öelda spetsialist, et las aga olla. Karta on, et ka selle lõpustest võidakse varsti kinni võtta. Raske on ette ennustada, kuhu see mees siis oma südant ravima läheb. Narvas politsei siiski tegutseb. On kuulda, et uue prefekti proua vastu tunnevad huvi mõningad kosmeetikaärikad. Millist kosmeetikat daamik armastab?
Uus prefekt on aktiivne ja tegutseb tõsiselt. Üheks viimaseks suurimaks ettevõtmiseks oli, et ta 14. oktoobril prefektuuri ees lasis maha saagida 2 põliskastamit. Need olid istutatud aastal 1918 ja olevat varjanud prefekti kabineti akendesse tulevat valgust. No ikkagi tõsine uuendus. Selge see, et Narva on valgust vaja, iseküsimus, kui palju peab selleks linnas puid maha saagima. Ja käsitleks lühidalt veel ühte teemat. On teatatud, Estonia traagilisel hukkumisööl segas 16. kanalil raadiosidet ja apikutsete edastamist Onglandi saarel asub Vene mereväe raadio- ja lokatsioonibaas. See saar on, nagu öeldakse, Venemaa suletud ala. On selgitatud kahte moodi. Vene jaam töötas 16. kanalil ja segas hukkuva laeva saate edasiandmist ja vastuvõttu. Samas aga teised avaldavad arvamust, et jaama võimsus on nõrk ja Estoniani ei tohiks jõuda. Imelik küll ei tohiks ulatuda, aga siiski segas. Situatsioonist on avaldatud 2 versiooni. Esimesena, keegi lohakas unustas jaama tööle. Teiseks, jaam on halvas tehnilises korras. Tahaksin öelda, et arvamused on absoluutselt lapsikud. Täielikult aga unustatakse või ei teata. Aucklandi saarel olev baas töötab siis, kui tsoonis tegutsevad Vene allveelaevad. Omaette küsimuseks on, miks tegutseti 16. kanalil, kui neil on omad sagedused. 16. kanali teatavasti kasutatakse rahvusvaheliselt SOS-signaalide edastamiseks. Loodeti, sooviti sel ööl Aucklandil kuulda 16. kanalil. Austatud raadiokuulajatele soovin edu ja mõistatamist. Kas järjekordne peaministrikandidaat ikka rahvaasemi, kellega mokka mööda on, või tuleb maitsestamiseks lisada mõni küüslaugu küüneke.